On nüüd kuulda uuesti? Ja. Okei, vaatame. Ma vist ei pane igaks juhuks enda poolt äkki selle. Nii, et ühesõnaga siis kogukonnakesksest lähenemise viisist ja siin kontekstis nüüd on hästi oluline see, et neid kogukondi on ju väga palju erinevaid, et võivad olla üle maailma mingi huvigrupp, kes ennast kogukonnaks nimetab ja nii edasi. Ja meil ei ole selle kogukonnakeskse lähenemise viisiga mitte mingilgi moel põhjust alahinnata igasuguseid teisi kogukondi, aga selles konkreetses mudelis, kui me räägime kogukonnakesksest lähenemise viisist või mudelist, rohujuure tasandi demokraatiast, siis me käsitleme kogukonda kui ühte konkreetset geograafilist piirkonda, sellist nii ütelda naabruskonda, võib-olla siis konkreetsemalt seal, kus inimesed lähestikku või kõrvuti siis nagu elades kokku puutuvad omavahel sellel piirkonnal. Ja see oleks ühe konkreetse omavalitsuse territoorium, niisugune piirkond. Seal ühel omavalitsuse territooriumil võib selliseid piirkondi või neid selliseid kogukondi olla rohkem. Et see on üks asi, mis siis nende inimestega koos, nende kogukondadega koos ja kohaliku omavalitsusega koos peabki välja selgitama, kui palju neid on ja siis ka neid niimoodi ära määratlema. Siin on veel neid erinevaid asju, siin see ühine tunnetus ja sotsiaalne suhtlus, väärtused, kultuur. Need on need asjad, mis siis mille järgi saab nagu neid kogukondi kuidagi nagu omavahel määratleda, ütleme täpsemalt. Aga tähtis on jah, siin see geograafiline piirkond. Siin on märgitud ka see juriidiline isik, et see ei ole mingisugune tähtsus selles mõttes, et kas see juriidiline isik on või ei ole, see kogukond moodustab siis juriidilise isiku või mitte, aga see võib oluliseks osutuda mõningatel juhtudel, kui tegemist on mingite finantsinstrumentide kasutamisvõimalustega, et siis võib olla vajalik, et oleks vormistatud ennast juriidiliseks isikuks. Nii et see on siis see, kui me räägime siis kogukonnast, siis me mõtleme piirkondlikku kogukonda omavalitsuse territooriumil. Ja praeguses hetkes, kus need omavalitsused on väga suured ja juba ennem tegelikult, kui olid need väiksemad nii-öelda, siis ikkagi see ka ei ole päris nagu see kohane, et lihtsalt nagu ütleme, et üks omavalitsus, üks kogukond. Ma arvan, et nii ei ole. Ma arvan, et teile ei pea seda palju selgitamegi, et Kodukant ta ju tegeleb just külade kaupa, eks ole, et see küla võikski olla näiteks kujutelmana üks kogukond. Nii, aga liigume edasi. Selle lähenemisviisi all, et mida me nagu mõtleme siin, on see, et ma olen siia koondanud palju niisugust teaduskirjandust kokku. Olen Sisekaitseakadeemias julgeoleku ja siseturvalisuse õppejõuna tegutsemas ja ennem ka tegutsenud ja siis seal olen selle teemaga ka nagu tegelenud. Et siis seda defineeritakse nii, et selle eesmärk on luua inimestele heaolu, vähendada inimeste hirmu ohtude ees. Kõik, mis need ohud võivad olla, nüüd me oleme näinud siin tervise valdkonnast tulenevaid ohtusid, tajume, eks ole, ka neid julgeoleku ohtusid nagu läbi Ukraina, aga looduskeskkonnast võib see tulla tavalisest väliskeskkonnast, torm, mis iganes õiguskorrast, keegi varastab midagi kuskil, antisotsiaalne käitumine, tavaline näide on joodikud poe juures või kuskil. Et kõik niisugused asjad, inimesed tajuvad, keegi tajub ohtu sellest. Ja siis neid ohtusid on vaja, et inimesed ei tunneks hirmu, tunneks ennast turvaliselt. Et siis neid ohte tuleb vähendada süsteemse ja võrgustikupõhise töö kaudu. Ehk me kõik osaleme ise nende ohtude väljaselgitamises ja ka siis nende lahendamises. Et mis siis teha, et neid negatiivseid tagajärgi ei tuleks ja igal ühel on oma roll, oma võimaluste piires. Ja seda saabki siis niimoodi ka kokku leppida, et meil on selline probleem, kes meist mida saab teha või on see tegija hoopis kuskilt mujalt. Aga selle kogukonnakeskse lähenemisviisi ikka põhiline printsiip on see, et me ise endast algab kõik kõigepealt
ja siis eskaleerime seda järjest kõrgematele võib-olla või kuskile teistele tasanditele, et keegi tuleb ja lahendab mingi küsimuse ära. Sest alati ei ole meie võimuses mingi asi ära lahendada, aga paljud asjad on. Et siin on ka üks niisugune asi, mille ma kohe siin ära ka märgiksin, on see, et meil on sageli see trend või kuidagi selline lähenemisviis või et üksik isik, kui on probleemi, mingid probleemi tajub, siis nagu kaasa rääkida tahaksime kohe keskvõimu tasandil. Tavaliselt, et seadus tuleks ära muuta või midagi kohe tehke nüüd seal valitsus ei tee jälle midagi, meil on mingi sihuke segadus. Et sageli jääb vahele seesama meie ise kogukondlik aspekt, siis meie kohaliku võimu aspekt ja siis sealt edasi nagu järgmised. Et see on ka selline võib-olla ja meie keskvõim ruttab ka asju kogu aeg nagu just nimelt keskvõimu tasemel lahendama. Selme, et vaadata, kas võib-olla see norm on okei, aga normi on vaja, eks ole, erinevatel tasanditel nagu piisav oskusega ja kohaliku vajaduspõhiselt ka rakendada. Aga liigume edasi. Et kui me ütleme, et mida, siis juba seal oli juttu seda, et vähendada seda hirmu nende ohtude ees. Ja teine on loomulikult see, et kuidas hirmu vähendada on see, et me teame nendest ohtudest. Me teame, mis oht on, kas ja kuidas ta meile võib siis realiseeruda meie puhul, mis see meile võib tähendada, kui tihti seda võib juhtuda ja nii edasi, et ma tean sellest. See juba võtab hirmu maha, aga see ei ole ainukene asi, et ma lihtsalt tean, et nüüd on see jama, see võib tulla, eks ole, vaid et tegelikult siis tuleb reaalselt ka neid ohte vähendada, midagi ette võtta selleks, et see esiteks oht ei tuleks, ei realiseeruks siin. Ja teiseks, kui ta tuleb, et siis neid tagajärgi saaks leevendada võimalikult, et nad ei oleks nii raske need tagajärjed. Me teame, et torm võib tulla, elekter võib ära minna, eks ole, et siis me teame, et me teaks näiteks, et kui kiiresti me elektri tagasi saame. Ja mitte seda, et meil on kuskilt ajalehest oleme lugenud peavoolu meediast, et energiabossid ütlevad, et saate 3 tunni jooksul tagasi, aga võib-olla Saaremaal, võib-olla ma ei tea, Võrust kuskil öeldakse, et kui nii juhtub, siis saate alles 2 päeva pärast selle asja tagasi. Ehk siis see on ka nagu väga oluline, et me teaksime, kuidas see meil see on. Ma oskan siis selle vastu valmistuda ja saan neid hirmega siis maandada nagu mõistlikult. Et see kogukonna kesksus tähendab ka seda, et mulle ei anta mingit üldist informatsiooni, et kui juhtub kuritegu, siis tegutsetakse seal kuidagi niimoodi. Vaid kui see juhtub mul siin Tallinnas, Hargi tänaval, siis politsei tuleb, teeb niisugused asjad, keegi teine teeb nii sellise aja jooksul. Et see on hästi tähtis selles kontekstis. Liigume edasi. Kes seal siis osalised on selles lähenemisviisis, on kesksel kohal, on kogukond ise on kesksel kohal ja siis on kohalikud omavalitsused ja me näemegi, et kohalik omavalitsus on selles olulises rollis, kes seda niisugust seda ansamblit kogukonna keskset mudelit nagu koos hoiab. Siis sinna kuuluvad need erinevad valitsusasutused nende kohalike siis ekspertide kaudu. Kõik, kes riigi teenust üle riigi pakuvad keskvõimu mõttes või asutused, ma ei tea, tuleb pähe, et politsei on üle riigi, pääste on üle riigi, meditsiinisüsteem on, eks ole, kõik need, et nemad on need, kes siis ka tegelikult koha peal ju oma ressursse kuidagi kasutavad ja otsustavad selle üle, et nemad ka peavad selles osalema. Kodanikuühiskond laiemalt oma kogukonna kaudu, aga ka mõningad kodanike ühendused võib-olla on mingis mõttes nagu katusorganisatsioonina või millena, kuskil on kirik, kuskil on mingi koguduseks. Ja milline ettevõtluse osa selle kogukonnaga seotud on, et kellel mõni tehas on selle kogukonna territooriumil või mis iganes see tegevus seal on, et ka nemad on osa sellest kogukonnast ja saavad kaasa rääkida ka nende
ühelt poolt võivad nad teatud hirme või probleeme tekitada, teistpidi nad on võimelised ka oma ressursiga aidata teatud probleeme lahendada. Ja et oleks selline, et siis see mudeli mõte on see, et just kohaliku omavalitsuse tasandil nagu moodustuks selline võrgustik, ütleme heaolu nõukogu. Me oleme kasutama hakanud seda siis juba maakondlikul tasandil, turvalisusnõukogu, võrdusmärk heaolu nõukogu. Et seda on hakatud kasutama, et jõuda sellega nagu just kohaliku omavalitsuse tasandile. See ei tähenda alati ka seda, see nõukogu, et nad füüsiliselt siis on seal mingi selline koht, kus täpselt kellaajal tullakse kokku, aga mudelina, et see on nagu selline platvorm olemas, kas see toimub elektrooniline seal töö või kuidas see töö toimitab, see on nagu kokkuleppe küsimus. Aga tähtis on, et selline mudel või selline nagu võrk siis tekiks. Liigume edasi. Ja selle siis sellises fookuses ongi see sama probleemide analüüsimine ja välja selgitamine ja terviseprofiili koostamine. Ehk siis me teame, et selline on terviseprofiil, kuhu kirjutatakse inimeste elu ja tervist siis ähvardavad riskid pannakse kirja ja nende maandamistegevused ja sinna saab lisada tegelikult selles samas nagu formaadis saab lisada ka juurde muid heaolu häirivaid probleeme. Kõige tähtsam on, et millised need niisugused häirivad probleemid on. Kui neid nagu üldisena kirjeldada, ikka sagedasti juhtub ka see, et kui kogukonnas arutama hakata, siis kõigepealt on vaja see kokku, kuidagi see ongi nagu oluline seal kokku leppida, et alguses võib-olla kokkuleppide juures võib olla see ka, et kes kõvemini karjub, siis selle probleem on kõige suurem. See ei ole kindlasti sellises rohujuurdemokraatia nagu kõige tähtsam väärtus. Aga see tuleb ka üle elada, et kui see koostoime hakkab rohkem käima, siis nagu ütleme, et seal need printsiibid oleks pigem sellised, et missugune probleem nagu kogukonna liikmeid nagu kõige suuremal hulgal, eks ole, häirib. Kas see häirib kõiki või ainult ühte, eks ole, et sellised, eks ole, nagu teemad siis nagu oleks need, millele oleks vaja siis ühiselt ka probleeme lahendama hakata. Üksikjuhtumid on ikka sellised, et ma ei tea, kuskil visati kiviga aknasse, eks ole, ja siis on selge, et politsei tuleb, lahendab ja nii edasi, aga kui kogu aeg juhtub seal mingisugune selline halb ja raske probleem ja see kogu aeg kestab, siis tuleb juba hakata mõtlema süsteemselt, et järelikult ei aita ainult sellest, et politsei tuleb ja trahvib kedagi, ma tõin selle näitega, nii muu olla, et juba tuleb hakata süsteemselt mõtlema, et mismoodi sellest siis nagu ikkagi lahti saada, kuidas see probleem ära lahendada. Et siis selline asi, liigume edasi. Ja mis sellest nagu see kasu kohta ongi see, et esiteks oluline on see, et inimesed omavahel suhtlevad. Et kui teil on paljudes kohtades on naabrivalvesektorid moodustatud, et seal tegelikult on midagi juba analoogset. Need lepingud, kuidas naabrivalve me Eestis, eks ole, siin juurutasime, siis me ei teinud ainult seda, et on nii-ütelda nagu neighborhood watch, et ainult naabrid vaatavad ja seal, eks ole, siis märkavad ja sekkuvad nagu korrarikkumistesse. Meie mudel nägi juba seda, et kohalik omavalitsus on ka seotud ja võib teatada seal, ma ei tea, teel olevatest aukudest ja kõikidest sellistest küsimustest, eks ole, et seal on juba selline nagu element sisse toodud, aga nüüd see oleks nagu sellest oluliselt suurem edasiarendus, sest siis juba nagu kõigepealt seesama nii-öelda sektor, aga siis see kogukond koos vaatab, mis on meie probleemid ja kogukonna liider on kaasatud siis sinna nii-öelda ümarlaadu või sinna nõukogusse, kes viib oma kogukonna probleemid sinna ja seal koos teiste kogukondade esindajatega vaadatakse siis ühiselt, et millised on need nagu sellised ühised kõige olulisemad probleemkohad. Sealt kaudu tekib ka selline teadmine, seal ka räägivad siis need riigiteenuse pakkujad, et mida nad on võimelised tegema, mis on nende ressursid, mida nad ei saa teha, mida ei tasu unistada ega oodatagi. Palju unistame asju ja tahame, et kõik oleks kõige paremas korras. Aga meile meeldib ka see, kui meil ausalt öeldakse, et mõnda asja nii kiiresti ei saa, nagu tahaks.
et siis see ongi tegelikult see koht ja sellest tegelikult tekib ka see, et siis tekib siin ka omavaheline selgem usaldus, et me teame, eks ole, et me räägitakse selgelt ausalt juttu ja selle järgi ka käitutakse. Et see on just selline nagu hästi tähtis ja loomulikult, kui meile ei meeldi, mida meile siis mõni riigiteenuse pakkuja ütleb, et ta ei saa seda teha või teist teha ja siis me otsustame, kuhu me siis, eks ole, pöördume või teeme või otsustame valimistel midagi teistmoodi ja nii edasi. Et see on nagu see koht. Et see loob nagu sellise turvatunde kasvu ja omavahelise sellise usaldusliku õhkkonna. Nii, liigume edasi. Ja see kogukonna keskel, ma olen rääkinud praegu just siit sellest rohujuure tasandist, et kogukond ise, eks ole, siis see esindaja, siis külavanem või linnas äkki ühistu, kui on korteriühistut selle vanem või mis iganes, kuidas see siis välja näeb, siis on see kohalik omavalitsus, et see just kogukondliku võrgustiku ümarlaua hoidmine. Seal on siis need ettevõtjad ja nagu ma ütlesin, riigi asutuste esindajad on selles oma ekspertidega või juhtidega ükskõik. Edasi on maakondlik tasand, kus siis seda rolli peab täitma juba siis turvalisuse ja heaolu nõukogu ja selle esindajad ja riigi tasandil on seesama siis erinevate niisuguste valitsuskomisjonide või selliste asjade näol, kus koos lahendatakse siis neid niisuguseid küsimusi. Et siin on nagu selles mõttes, kui ilmselt kuulnud olete, on kurjade probleemide lahendamine, et ta tegelikult ongi selleks just väga hea meetod. Elus ei ole nii, et meil on küll riigi struktuur tehtud nii, et erinevad ametkonnad lahendavad nagu erinevaid küsimusi, aga üksi ei saa, et ühe ametkonna võimkonda ei kuulu see ja siis nagu kukub laualt maha, eks ole. Ja siis ei saa nagu ühekülgselt lahendatud, ei lahene tegelikult inimeste jaoks probleeme. Et sellepärast siis ongi just see, et nagu see koostöömudelid nagu erinevatel tasandilt hästi käiks ja praegu võib-olla keskvõimu ja niisugused tasanditel nagu kogu aeg otsitakse ka seda, aga ka ei toimi need asjad hästi. Kui te näete neid näiteid ja kuulete ja näete ajalehest erinevaid vaidlusi. Aga kusagil ei ole ka väga palju rõhku pandud sellele, et just rohujuure tasandile ka tekitada nagu selline mudelipõhine selge koostöövõrgustik, eks ole, et nagu see asi käiks. See nüüd see kogukonna keskne mudel nagu seda nagu täidab ja nüüd nagu ka nendes mõnedes siis arengukavades on ka see eesmärgina sisse läinud. Liigume edasi. Mis me kohalikult tasandilt ootame, pane edasi kohe ka. Ehk siis just nimelt tuua esile siis need piirkondlikud kogukonnad, mida ma rääkisin, et koos kohaliku võimuga oleks vaja siis tegelikult need määratleda, et nad oleksid selge osa, selge siis selle esinduse läbi sinna sellesse võrgustikku võetud. Ja seeläbi siis ka inimesed saaksid oma kogukonna ja heaolu parandamisega aktiivselt tegeleda ja olla ka nendes otsustusprotsessides. Ehk siis tegelikult ka vajalikul määral me teaksime, eks ole, mismoodi meie omavalitsuses näiteks eelarvet kasutatakse, mis probleeme siis sellega lahendatakse, kuidas tehakse. Et see eeldab nagu sellist täiesti tavalise majandamise, korraldamist sellega, et arvestades nende kogukondadega, et nad oleksid nagu info väljas. Mõningaid näiteid on näiteks siin, mida tuuakse väga heade näidetega, on see kaasav eelarve näiteks. Tõesti on hea mõte, eks, aga kui ütleme, ma ei tea, mitmest miljonist või millest, eks ole, võetakse seal paarsada tuhat, kui heal juhul ja öeldakse, et siis saate oma ideedega konkureerida, et kas teeme sinna mingi kiigeplatsi või sinna hoopis selle asja. See ei ole päris see kaasamine. Ta on hea, et üleüldse on võimalik nagu kaasa rääkida, aga see, millest me siin praegu räägime, on hoopis süsteemsem ja hoopis nagu läbi põimum ja tegelikult osalemine, eks ole, mitte niivõrd see kaasamine, kaasavõtmine nagu kohtriku kaasavõtmine, vaid inimesed osalevad selles protsessis ja saavad selgitusi ka, et miks valikud on niisugused tehtud
enamasti me oleme mõistlikud ja me saame aru, miks niisugused valikud on tehtud ja meil on asjad ka selgemad. Oma kogukondlikkus ja oma valitsuse asjadest. Lähme edasi. Nii, ja see on juba, ongi nüüd samad asjad, et siis kogukonnad oleks ennast määratlenud ja koostööle kohaliku omavalitsusega saadud. Ja nüüd see ei olegi nii lihtne, et me siin määratleme oma kogukonna ja siis lähme nõuame koostööd. Võib-olla te olete kuskil ka juba seda proovinud teha ja olete vastu näppe saanud ja nii edasi, et see on tavaline elu ilmselt. Aga me praegu ongi see, mida ma räägin, ongi see, et me tahame süsteemse, siis ütleme järjepideva tegevusega seda asja juurutada, nagu järjepanu erinevate elementide rakendamisega jõuda selleni. Nii, lähme edasi. Nii, see juba, ma arvangi, et need nagu selles mõttes juba nüüd kordavad, et lähme veel edasi. Ja nüüd see jaoks siis selline pilt ka sellest, eks ole, et kui see asi nagu oleks selline, et selline platvorm oleks loodud, siis sellel joonisel on niimoodi, et siin sinised kastikesed, mis ümberringi on, eks siia on lihtsalt valik pandud, et mingisuguse valdkonna asjad. Et see ei ole ammendav loetelu, et see sõltubki sellest, missugusest valdkonnast inimesi häiriv probleem võib olla. Eks ole, olgu ta hea korrast, ma ei tea, sinna hulka läheb kõik teed ja tänavate korrashoid ja juurdepääsud kuhugi, mis iganes, eks ole, loodusreostus, siin tööjõupuuduse küsimused, mis iganes need on, eks ole, neid küsimusi, mis päriselt inimesi vaevavad, nendega tulebki tegeleda. Ja need riigiasutused, kes on ka selleks ellu kutsutud, on sinna kaasatud ja seal siis arutatakse, selgitakse ja mõeldakse just selle paikkonna jaoks spetsiifilisi lahendusi, et nende probleemidega siis hakkama saada. Ega meil tõenäoliselt ka, ütleme, on ju arusaadav, et probleeme on igas valdkonnas, kõik rapsivad ja kõik erinevad ka ministeeriumid konkureerivad oma ressursside pärast, annavad ka kohalikule võimule seal suuniseid ühes ja teises küsimuses, aga lõpuks ressurssi kõikide asjade ära tegemiseks ei jätku ja see on ka aus jutt, et tuleb öelda, me selle asja saame ära teha, aga seda ei saa, et keskendume mingisugusele kõige olulisema asjale üheskoos. Ja teiste asjadega me peame leppima, need riskid sisse võtma, aga ei ole mõtet käia rusikast taskus nõuda kogu aeg ja et just kui keegi peaks midagi tegema, aga see, kes keegi esiteks võib-olla ei saa aru, et ta tegema peab ja teiseks on see, et tal ei ole nagunii ressurssi, et seda üldse teha, aga me ootame, et ta teeks. Et läbi selle protsessi niisuguseid teemasid saabki maandada, inimlikud ja lihtsad asjad, informatsioon liigub, teadmine on ja nii edasi. Me ei pruugi rahul olla sellega. Jääb lõpuni rahul, nii ongi, ei saa teha, eks. Aga me võitleme selle eest, arutleme, aga me saame ka aru. Ja siis on ise küsimuseks, äkki on mingid muid jäheid lahendeid veel. Liigume edasi. Ja nüüd see slaid ütleb seda, näitab, et siin mis asju me praegu siis konkreetselt siin 3 aasta, lähima järgmise 3 aasta jooksul tahame teha. Ongi siis need oranžid niisugused muumukesed, võib-olla siit mõnest asjast olete kuulnud või kokku puutnud, hakkame ülevalt pihta, on siis see strateegiline partnerlus, et seal me perioodiks 21–24 oleme valinud hanke korras siis strateegilise partneri, kes seda kogukonna keskse koosloome mudelit aitaks välja töötada. See on siis C-Lab. Sotsiaalse innovatsiooni, on ta jah? Martin ütle nüüd. Sotsiaalse innovatsiooni labor. Labor, jah. Et nemad, eks ole, nendel oli selline süsteemne pakkumine ja nemad on meil partneriks ja nüüd alustanud siis juba selle tegevustega. Et siis ühelt poolt seda mudelit niisugusel kujul, nagu ma siin kirjeldasin, meil ei ole ta lõplikult ära kirjeldatud, vaid seda ka koosloomes praegu vormitakse. Aga see, ütleme, selline ettekujutelm on siis selline, millest ma siin
kirjeldasin. Ja siis just nagu ka teatud omavalitsustega koos sellega siis juba tegeletakse, et see mudel nagu tekiks. Siis sellest tekivast mudelist ja nende elementidest me hakkame koolitama maakondliku siis nõustamisteenust pakkuvaid siis MAK-i konsultante. Ja seda teenust siis natukene laiendame, rikastame ja laiendame ja toome siis sisse just selle ekspertiisi ja teadlikkuse, et mismoodi kogukondi nõustada selleks, et olla selleks nii-öelda mudeliks rakendamiseks valmis, mis see peaks tegema, kuidas võiks koondada, mis instrumente kasutada ja kuidas siis kohaliku omavalitsusega suhestuda. Ja samamoodi nad oskaksid ka kohaliku omavalitsust nõustada, et siis meil hakkab toimuma nii-öelda MAK-ide koolitamine selles suunas, et nad sellist abi suudaks pakkuda ja me tahame ka, et nende teenus muutuks proaktiivseks. Nad on täna valdavalt seal koha peal, inimesed otsivad neid üles, aga me tahame, et nad hakkaksid otsima ise inimesed. Mõistame, neid on maakonna tasemel ainult. Ja on üksikud inimesed, eks ole, ja kogukondi on märgatavalt rohkem, aga see on siiski parem kui mitte midagi, et kui aktiivselt nad just koha peale jõuavad neid nõustamistegevusi tegema, aga me seda vähemalt suuname. Aga teie jälle teate, et siis ühel hetkel sealt saab nende käest abi ja nõu küsida. Ja siis üks asi, mille me siin juba käima lükkasime, KÜSK tegelikult siis on siin nagu see tegija on siis kogukondade aktiveerimise stipendiumid, et seal just niisuguseid kohti võib-olla, kus ei ole olnud siiamaani nii aktiivne selline kas siis külaelu või muu kogukondlik elu, et ka seal oleks nagu võimalik, et selline eestvedaja saaks sellise stipendiumi ja siis nende, mis seal nagu taotlusvooru tingimustes oli ette nähtud, kõige tähtsam, et just see kogukond nagu tekiks ja teda siis sidustada sinna omavalitsuse juurde. Et vot selline asjandus. Siis on see nii-öelda AVP, avatud valitsemise partnerluse tegevuskava, seal selle kaudu oleme ka umbes samas asjas, et kas seda mudelit nagu siis seal nagu koos välja töötada ja nagu natukene kattub veidike strateegilise partnerluse tegevusega. Seal oli meil ka teine hange ja tegelikult ongi seda siis läheb koos ju kodukandiga, eks tulid meile seal partneriks selles kontekstis. Ja võt niisugused tegevused siin selles valdkonnas siis nagu kodanikuühiskonna valdkonnas tegevustes on. Lisaks sellele siis nüüd see kogukonnakeskne lähenemine kodanikuühiskonna valdkonnas on siis strateegiliselt kavandatud sidusa Eesti arengukavas, mis eelmine aasta vastu võeti. Seal sidusa Eesti arengukavas on programm Kogukondlik Eesti. Ja seal on selle raames me toimetame. Sealt me oleme saanud siis valitsuselt mandaadi ja asjad sellega tegeleda, seda ellu viia. Nüüd teine suund, millega ka tegeletakse sama asja, siin Nurmeli täna Siseministeeriumi korrakaitsepoliitika osakonnast osaleb ka meiega. Nemad sama asja suunavad ja neil on strateegiline ülesanne seda siseturvalisuse arengukava raames teha. Ja selle raames ongi jõutud juba sinna ütleme siis maakondlikule tasemele, on moodustatud need turvalisuse nõukogud ja tegelevad nagu selle asja. Siin tahame öelda, et need nagu omavahel moodustavad tervikut, vaatamata sellele, et nad on erinevates sellistes arengukavades kirjas, aga nad on selle osa nagu erinevad elementid. Vot. Ja nii palju oligi mul sellest kogukonnakeskse lähenemise viisist, siis katsusin teile pilti maalida, et ma ei tea, kui palju nüüd sellest. Et ma ei teagi, kas nüüd teeks praegu selle koha pealt kohe selle teema arutuse ära ja siis läheks selle kriisivõrgustiku asi äkki on natukene konkreetsem ja lühem jutt, et siin võib-olla oli natukene selline. Ja ma olen ka sellega nõus, Raivo, et aga võib-olla siis korra seda jagamist nagu maha võtta ja võib-olla siit tekivad ka mõned sellised märkamised. Üks asi, mida ma kohe nagu ise nagu nii-öelda su käest küsin, on see, et sinu selles ettekandes oli kenasti välja toodud siis kohalike omavalitsuste need heaolumeeskonnad. Et olen ka natukene selle teemaga kursis ja ma küsikski,
et on teil ülevaadet praegu, kui paljudes kohalikes omavalitsuses sellised heaolu meeskonnad, turvalisuse meeskonnad või mis iganes nagu toimetavad ja kas on eesmärk, et tulevikus oleks ka kõikides omavalitsustes need olemas, sest ma tean, et meil on ka väga edumeelseid omavalitsusi, kus näiteks selle valdkonnaga tegelemiseks on lausa ju nii-öelda sotsiaalkaitse töötaja tööle võetud, eks ju, mis seda nagu valdkonda nagu haarab. Ja see ongi praegu olnud nagu üks hästi suuri nagu kitsaskohti, et selliseid valdkondlikke siis meeskondi nendes omavalitsuses nii palju ei ole, kuhu kogukonnad saaksid nagu oma ettepanekutega selles osas minna. Et millised need plaanid teil on selles osas? Ja, õige küsimus. Ja plaan ongi see, et selline siis see nii-öelda platvorm, kuhu need kogukonna esindajad saavad nagu, kuhu nad kuuluvadki. Ehk sinna võrgustikes ütleme, kõige lihtsam on ette kujutada, et tullakse saali kokku ja igal ühel on laua taga koht. Siis on nagu piltlikult hästi selge, aga pärast võime ütelda, et okei, see vorm võib olla ka teistsugune kui laua taga, eks seal koos. Aga see on nagu see ja see nii-ütelda see platvormi asi, et see on nagu obligatoorne või kohustuslik osa omavalitsuse tööst. Mitte niimoodi, et teeme ühe selle nõukogu, las nad seal ka ära, vaid räägivad ära, siis me läheme oma tööga edasi. Vaid et see on selle töö osa. Et see on see, kuhu me tahame jõuda. Seetõttu me oleme ka selles kohalike omavalitsuste, ütleme siis selle reformide teemades, riigivalitsemisreformi teemades oleme kogu aeg sees ja kogu aeg tõstatame seda ka sinna. Mõistan ja saan aru, et see ei olegi nii lihtne ja nii kergeks, aga see on just see suund. Ma tean ka, ma praegu ei oska öelda, et kui palju võib-olla siin on kaardistust tehtud, aga mul ei ole nüüd siin kohe niimoodi ees, et on selliseid vorme, mida ütleme, millest saab öelda, et nad on moel või teisel, eks ole, kannavad sama eesmärki, millest ma räägin, eks ole, siin olen nagu püüdnud rääkida. Aga ei ole päris see, mida tahaks, et oleks. On siis nagu volikogu juures, eks ole, need korrakaitsekomisjonid, eks ole, mis nagu seal siis koondavad ja vaatavad, aga nad vaatavad nagu mingit teema, eks, ja siis kellel on selle teemaga juttu, see tuleb, kellel ei ole selle teemaga juttu, ei tule. Me rääkisime siin, et aga teed on libedad. Ja kuhu ma siis sellega nüüd lähen või kuidas ma räägin, ükskõik, aga seal küsitakse, et kas teil vargad käivad. Et nagu et selles mõttes ja siis, et see just nimelt jah, et oleks nagu ikkagi selline püsiv süsteemne tegevus, mitte nagu eks ole selline juhuslik ja ükski kogukond ei tohiks välja jääda. See on jälle see, et ega sundida ka ei saa. Ja me ei tea, kui kaugele või kuidas me läheme, kuidas see areng nagu tuleb, eks ole, et see kogukond on ikkagi ju, me elame siin ja oleme nagu seotud selle elamisega ja vabatahtlikult ja meil ei tohi see olla ülearu koormav, see kogukonna oma, ütleme, see demokraatia ja oma probleemide sõnastamine, et see tuleb lihtsaks teha nende meetoditega, aga me saame osaleda, et meil ei oleks nagu ära lõigatud. Vaidlus on ju selle üle ka, et kuulge, aga mulle on ka öeldud siin, kui me siseturvalisuse arengukava tegime, et aga volikogud on ju olemas ja volikogus on ju esindatus olemaski inimesed, kui esindavad, eks ole, meie oma valitsuse territooriumitel. Aga seal on see probleem, et seal see esindatus, ilmselt teate ise, mõnel pool võib see olla niimoodi, et volikogu liikmed katavad ära ka selle omavalitsuse geograafiliselt, eks ole, nagu kõiksugused piirkonnad. Aga ei ole sageli, seal on nagu mingisuguse mõttelaadi esindajad rohkem. Et mis on ka normaalne ja selles mõttes, et siin tuleb otsida keskpidi. Mul on üks keerukam skeem ka, see on mitmeid kordi läbi mõeldud, et seal on nagu näha tegelikult, kuidas siis nii see poliitiline kui siis ütleme see, kuidas siis see kogukondlik otsusprotsess ja kuidas need asjad võiksid välja näha, et nad omavahel ei oleks nagu vastuolulised ka. Sest üks on ka väga oluline see, et kogukondadele ei saa anda ka nüüd päriselt nagu täisotsustus nagu õigust ära, et siin poliitiline otsustusvastutus peab alles jääma. Näited võivad olla see, et ma ei tea, kuskil Vene piiri ääres, Vene Föderatsiooni piiri ääres, eks ole, keegi otsustab, et paneme siit kinni ja avame hoopis enda uksed sinna poole peale, kogukond. Et siis see, kui kogukonnal on niisugune idee midagi nüüd teha, tänav sulgeda või mingid asjad,
siis see peaks minema läbi ka poliitilise otsustusprotsessi, ehk siis poliitik, ta peab ikkagi pärast vastutama kas või sellega, et teda siis enam järgmine kord ei valita, kui niks otsused. Aga see on veel nagu seal mõned nüansid keerukad, aga kõige tähtsam on see, et nagu oleks püsiv kaasamine. Ja hea meelega on, et Marek Väljari tahab midagi öelda, käsi tõusis püsti, et andke kas käega märku või siis kirjutage siia, et siis me saame teile andagi nendes järjekorras küsimise õigused. Marek, soovid sa midagi täiendada või küsida? Me ei kuule sind millegi pärast. Või kuulete või? Aga kuulen. Ja vabandust, nüüd kuulen mina ka. Aitäh Raivole kõigepealt huvitava ja ülevaatliku ettekande eest ja muidugi see ka, et sa naabrivalvet mainisid oma ettekandes. Aga mul on küsimus sellise Ukraina teema poolt hoopis. Ma ise ka muide volikogu koosolekult just tulin, et tead, et sa seda volikogu ka sisse tõid. Aga selline juhtum, mida ma kuulisin ka juba, et ühes Eesti väikelinna koolis on toimunud, et vene keelt rääkivad poisid võtsid ühe siis kooli tulnud õppima asunud Ukraina keelt või Ukraina selle põgeniku, hakkasid seda kiusama ja andsid vist isegi kolki talle ja panid ta vene hümni kuulama. Kuidas on sinu soovitus sellistel puhkudel käituda? Ega siin praegu ei olegi muud ravimit, kui ikkagi õiguskaitseasutusi nii kiiresti teavitada kui võimalik. Ja kui on, ma ei tea, need kivad ja asjad, mis on vaata koolides veel, eks ole, et need on ikka need võrgustikud, mis kohe praegu peab, eks ma kujutan, et neid ka alarmeeritakse ja öeldakse, et oleksid kõik tähelepanelikud, aga need on praegu väga terav teema. See on väga terav teema, et ma tean, et see küsimus on meil ka nendes siis aktuaalse kriisi lahendamise asjas on nagu üleval ja tähelepanu all, aga ega siin tuleb nagu kohe reageerida. Ja üle ka ei saa reageerida. Ma soovitasin ka muidugi, jah. Aitäh sulle. Aitäh, Marek, et nüüd tuleme korra tagasi siis selle sinu ettekande kogukonna keskne lähenemine, et kas on kellelgi Raivole mõni küsimus või kommentaar veel just selles lähenemisviisi osas, et või on mõni praktika, kuidas teie omavalitsuses on juba asju lahendatud? Mina tahtsin küll öelda siin Tartumaa Peipsi äärest, et kuna ma olen ise tegelenud selle teemaga ja turvalisuse ja terviseetendusega, et ega see ongi maakonniti ja kogukonniti väga erinev, kus on aktiivsemad, kus on inertsemad, kes on kaasa tulnud, et oleme aastaid loonud siin tervisemeeskondi, aga nüüd on turvalisuse temaatika jõuliselt juurde tulnud, et minul on küll maakonnas väga hea praktika näide on Nõo, kus on kaasatud kõik need osapooled, sotsiaal-noorsootöö ja minu meelest haridus, pääste, politsei, parim kiitus sellisele ennetus just nimelt valla tasandit, kogu omavalitsuse tasandil oli see, kui kohalik konstaabel ütles, et see on ideaalne koostöövariant, ka perearst oli seal, mul on kõik taskus, ta võttis telefoni, ütles, et mul ei ole mingit probleemi, mul on kõik kolleegid siin, et ükstapuha tuleb keegi kaotsi läinud laps või kellega teema tuleb, et just nimelt need kogumid, et need on see on tõesti, mulle väga meeldib, et see heaolu meeskond sinna omavalitsuste ja see oleks ideaalvariant ja kui me saaksime need toimima. Hästi, kus on volikogudes komisjoni, nii nagu Raivo ütles ja minu meelest on väga hea ka Roosiku küla kriisiplaan, mida siis Antsla vallas on tehtud, et väga hea näide, nii et aitäh, ma rohkem ei võta aega. Tahtsin tuua näiteid lihtsalt. Aitäh sulle, Lea. Et kas on keegi veel, kes soovib kommenteerida või siis küsida praegu selle teema juures? Et selle juures, mis praegu Lea ütles, ongi hästi oluline on see, et just nimelt nagu nendest, ütleme, siis reageerivatest ametkondadest tekib selline ekspertide ja päriselt reageerima pidavate ametnike võrk. Ja teine on see, et nagu siis seal kõrval oleks ka see, et just nagu natukene seda strateegilist või kaugele ulatavat pilti ka vaadatakse, et on nagu üksikküsimuste lahendamine kogu aeg käib naks, aga see kaugemale ka, et kuhu me mingisuguse suurema probleemi lahendamiseks nagu paneme asja ja võib-olla nagu kõik koos.
Üks selline ka täiendav kommentaar siit külaliikumise vaatenurgast on see, et tõepoolest, et kui algselt kogukonnad oma tegevust on alustanud, et siis see oma kooskäimine ja teineteisega suhte loomine on see kõige algsem. Aga et mingil hetkel tõepoolest on ka üles kerkinud just see, et ka need ootused kogukondadele tegeleda erinevate valdkondadega, et täna me räägime turvalisuse valdkonnast, eile me rääkisime sotsiaalvaldkonnast, et kuidas kogukond saab aidata kaasa, haridus, kultuur, võib-olla ka ettevõtlus, et selliseid uusi teemasid, millega võib-olla varem kogukonnad ei pidanudki nii palju tegelema, on just läbi selle haldusreformi juurde tulnud, sest et külad on jäänud võib-olla keskasulatest ja võimust natuke kaugemale. Ja siin ongi hästi hea võimalus, et iga kogukond saab enda jaoks selle olulisema teema ise välja selgitada ja see ei tähenda, et eestvedajad peaksid kõigega ja korraga tegelema, vaid alustada millestki ja vaadata, et mis on meie jaoks see kõige tähtsam. Et võib-olla see on selle kogukondliku mudeli kõige suurem väärtus, et tegeleme nendega, mis on meie kogukonna jaoks kõigepealt kõige tähtsamad ja siis me saame samm-sammult edasi minna ka teiste teemade juurde. See on väga õige, see ongi see põhiolemus. Ehk ma toon, miks ma olen seda niivõrd kogu aeg taha, just nimelt, et see mudel on täis paleti lahendamiseks, et ei ole, sa nimetasid, et täna rohkem turvalisus, ma pigem ütlen, täna on see mudel, et võib-olla minu taustast tulenevalt on see turvalisusteema rohkem, aga muidu see on tervikvaade. Just nimelt, et mis on see meie see probleem, millega veel nii kohalikul, nagu sa ütlesid, ka kogukonnad seisavad silmiti, ka kohalik omavalitsus sageli seisab silmiti. Ma ei tea, Siseministeerium ütleb, et nüüd oleks vaja midagi seda teha. Sotsiaalministeerium ütleb, et tehke seda kuidagi teistmoodi. Aga seal koha peal, kes seda asja teevad, on need samad Jürid, Jaanid kogu aeg elavad seal ja nemad koos seda teevad. Ja neile tundub see kummaline, aga miks me siis riigis kokku lepi, et meil on selline mudel ja see käib nõndaviisi, ja nemad seal koha peal saavad otsustada, mis on nende tegelikult vajadus. Ärme lähme vägisi inimesi õnnelikuks tegema, eks ole. Meil täna korraks paika 2035, Eesti 2035 arutasime ka neid eesmärke ja loen jälle sealt üle ja vaatan, et ikka kõik eesmärgid on see, et me lähme ja teeme inimesed õnnelikuks. Eks. Mis küsin, aga rohujuure demokraatia arendusasjad, kus me seda, et inimesed saavad isegi öelda, mis meil vaja on. Või on see ainukene võimalus öelda, mis meil vaja on 1 kord 4 aasta jooksul, kui ma valin Riigikogu ja siis 1 kord 3 aasta jooksul, kui kohalik omavalitsus, volikogu valib. Kas siis on ainult see koht, kus ma seda ütlen? Ei, meil peaks olema püsivad koostöövormid. Ja, aitäh, Raivo. Nüüd on tulnud üks küsimus, et võib-olla siis me võtame selle ploki, selle viimase küsimuse kokku, lähme edasi ka selle kriisi teema juurde, sest tundub, et sinnapoole ju me ka liigume. Et on küsimus, et kas selles suures platvormis, mis sa näitasid, nähakse ka siis naiskodukaitse evakuatsioonirühmasid, et praegu siin on väide, et see on väga suur kasutamata ressurss, eks ju, et kuidas, ma tõesti need organisatsioone ei ole siin praegu üles loetletud, aga siin on üks küsimus. Ja, et selles mõttes, et nüüd see jällegi, et eks ole, ma rääkisin praegu, et tähtis oleks, et selline võrgustik ja platvorm ja selline süsteem tööle läheks. Et me teame, et igas omavalitsuses on see heaolu platvorm või nõukogu, eks ole, seal on nende kogukondade esindajad ja siia juba nemad selles igas konkreetses kohas, eks ole, on ju inimesed ja need inimesed kuuluvad erinevates organisatsioonidesse ja neil on erinevad oskused ja võimed. Ja mõned siis ka need organisatsioonid seal just teenuseid osutavad. Et kogu see palett pannakse kokku, et loomulikult kõikide oskused, kõik erinevad, ütleme siis selle kogukonnas toimijad on osa sellest, et kui otsustatakse, et see on meie see suurim probleem, sinna paneme kõik ühiselt ressurssiga teeb natuke ja me saame tehtud selle. Aga teised asjad ei tähenda, et nendega üldse ei tegelda, siis nende asjadega nii need organisatsioonid, asutused tegelevad ikka edasi, aga nad ei saa võib-olla nii häid tulemusi. Aga igal juhul, kui siit edasi, see on nüüd see küsimus täpsemalt oli see, et kui siit edasi mõelda, eks ole, et kui on probleem sedastatud ja kuidas seda lahendama hakkavad, siis tulevad kõik need elemendid mängu, eks ole, kellel kõige parem võimalus on mingid probleemid tekkepõhjusi elimineerida, et sinna panna see pingutus, mitte tagajärgede leevendamisel ainult. Ja,
et võib-olla siit ongi hea nagu minna edasi siis selle võrgustiku temaatikaga, eks ju, et kriisivõrgustikud, eks ju, ja sealt siis ka tuleb tõenäoliselt juba veel konkreetsemaid küsimusi ja kas tõenäoliselt nii nagu juba Marek tõi, et ega me ka sellest tänase olevast kriisist tõenäoliselt üle ümber ka ei saa, et eks me puudutame seda teemat ka natukene. Aga ole hea. Ja nüüd kodanikuühiskonna kriisivõrgustikust. Me nüüd alles hiljuti siis nimetasime selleks just sellisena. Meil ta oli varem vabatahtlik vist kriisivõrgustik või kuidagi niimoodi. Ja nagu siin juba Krista ütleski, et me kutsusime selle esimest korda kokku siis, kui COVID-i aeg algas ja tõesti ka jälle nagu täna on situatsioon, juhtus nii, et kodanikuühiskond on hästi aktiivne ja hästi paindlik, mobiilne, mis on super, nii peabki olema. Ja ka, eks ole, tekkis see olukord, kus oli väga palju abi pakkumist, oli ka abi vaja, aga kuidagi ei ole võimalik kokku viia, eks ei leia üksteist, eks ole, et kuidas siis seda teha. Ja siis me arutlesime ja mõtlesime siis instrumendid välja, kuidas see võiks käia. Ja nüüd, kui juhtus siin Ukraina kriis ja sõda algas, siis me võtsime ka korraks kokku siin erinevad pooled. Siis me nägime, et Sotsiaalministeerium hakkab seda põhilist nagu fookust eest vedama ja pakkusime ka need instrumendid välja. Ja seal lepitigi kokku, et siis mida pagulasabi võtab, mis instrumendi, nad võtsid eraldi instrumendi, eks ole, kasutusse, aga vabatahtlike värav näiteks, mida siis meie Vabaühenduste Liit haldab, on see, et vabatahtlikke kaasata, kes iganes tahab, kas riigisektor või vabasektor või kes on nagu seal olemas ja Helpific, mis ka siin viib abi vajajaid ja abi pakkujaid nagu individuaaltasemel kokku, et need instrumendid. Eks. Aga nüüd, kui me siin käisime koos, siis me jõudsime ka järeldusele, et tegelikult meil oleks vaja sellist nagu püsivalt toimivat võrgustikku. No, kui praegu näiteks paralleel tuua sellega, et meediast ka kuulete, et oleks vaja neid, meil võiks olla see häiresüsteem, sireenid või kuidas neid nimetatakse, tsiviilkaitse, sireeniduse värk, eks ole, õhust rünnak, et me saaks teada kiiresti ja oskaksime varjuda siis või midagi ette võtta, eks. Et sama saab ju viia selleni, et kuulge, meil kellelgi on ju luureinfot, et nüüd tullakse, et kuidas me saadame sõna. Nii, et ütleme, ma ei tea, Tallinnast keskvõimu tasandilt jõuab see, eks ole, Hiiumaale rohujuure tasandini ja igale poole mujale ka, eks ole, rohujuure tasandini. Adekvaatne informatsioon ja kiiresti. Ja olemegi mõelnud, et sellist võrgustikku siis nagu, kuidas seda üles ehitada, üks on see, et me ehitame ta üles, aga kuidas me teda toimima suhime. See ei saa olla võrgustik, eks ole, kuidagi anonüümne, vaid see võrgustik peab olema suust suhu kehtiv või inimesest inimesele liikuv siis võrgustik. Ja seetõttu ka siis oleme just Kristaga seda arutanud, et Kodukant on praegu, eks ole, kõige esinduslikum üle riigi just rohujuure tasandil oma võrku omav juba eks ole, organisatsioon. Ja nüüd me olemegi siis sellise nagu ka jällegi, et eks ole sellises suunas, et tahaks sellega nõnda liikuda, aga siin ongi vaja just, et inimeste seda nagu abi ja kooslust vaja. Et lähme korraks edasi. Et selle võrgustiku eesmärk olekski siis, eks ole, et luua ja hoida toimiv, sealhulgas ka siis tehnoloogiast mitte sõltuv inimeste vaheline suhtlusvõrgustik, keskvõimu tasandil, rohujuure tasandil. No ja vastupidi. Et kriisiolukorras siis adekvaatsete otsuste tegemise toestamiseks info ja vajaduste kogumine rohujuure tasandilt, keskvõimu tasandil ja samas siis ka kriisiolukorras adekvaatse info jagamine elanikkonnale keskvõimu tasandilt, rohujuure tasandilt. Et me ei peaks olema ainult, ütleme siis, meie keskkond võib muutuda, ütleme, erinevates kriisisituatsioonides. Täna on meil, ütleme, meie Rahvusringhääling ja Eesti meedia on usaldusväärne. Me saame sealt adekvaatset informatsiooni toimuva kohta ja nii edasi.
võib-olla mõnedes mingites ajahetkedes või kusagil on keeruline aru saada, mis ikkagi on päris ja mis on mingisugune fake news ja nii edasi. Siis see on üks koht, eks ole, selle võrgustiku kaudu sellist informatsiooni jagada ja koguda. Ja teine asi on see, eks ole, et noh, kui meil on see võrgustik olemas, siis me saame seda pidi ka vajalikku mitte ainult informeerida inimesi millegist, vaid me saame ka, eks ole, mingit sorti ülesandeid või siis, noh, üks oligi, et vajadusi, eks ole, nagu mis meil koha peal vaja on, näiteks on midagi juhtunud, mis on meil Hiiumaal vaja või kusagil, et see jõuaks keskvõimu tasandile ja jõuaks siis ja teistpidi jälle tagasi. Et saaks nagu seda sellisena siis ka kasutada ja see võrgustik ei pea toimima alati siis keskvõimult rohujuure tasandini, ta saab toimuda ka lokaalselt. Ehk siis mingisuguses paikkonnas on omavahel vaja informatsiooni liigutada ja seda saab siis kogukonnas teha. Ja mis siin nagu nüüd kui nüüd öelda, et mis siin nagu selline oluline nagu point selle asja juures on. Pärast näitan skeemi ka, et ta ütleme, et praeguses situatsioonis, kus me elame rahuaega, kõik on nagu kena, siis on väga hea, meil on need riiklikud struktuurid, on nagu keskvõim olemas, meil on olemas see maakondlik või siis ütleme regionaalne niisugune kriisistaap, näiteks kui kriisiteema on olemas, on ehitatud ja seal on asutused koos. Ja siis on meil maakondlik tasand, on seal heaolunõukogu, turvalisuse nõukogu ja siis ütleme seal ja need omavalitsused kuuluvad sinna ja siis on kohaliku omavalitsuse tasand. Et siis meil nagu suuresti see võrgustik ka nagu toimub ka nende baasilt. Aga kui me nüüd need välja võtame, ütleme, et meil neid ei ole või nad ei ole meile praegu nii usaldusväärsed mingisuguses olukorras, et siis, kuidas meil siis nagu see kodanikuühiskonna võrk toimub, see peaks siis ka püsti jääma. See on nagu selline ambitsioon, eks ole, kuidas selleni jõuda, et see ei ole nii lihtne ülesanne, aga lihtsalt ambitsiooniks öelda. Liigume edasi. Ja jällegi, eks ole, et siin ma juba nimetasin neid tasandeid, eks ole, me oleme praegust siis niimoodi toimetame, et meil on siin riiklikul tasandil on sellest praegu aktiivsed, kellega koos me seda nagu üles ehitame. Et on siis, Siseministeerium on Päästeamet, on Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Linnade ja Valdade Liit on seal liige, siis on Punane Rist, Kodukant, Päästeliit, Vabaühenduste Liit, abipolitseinike kogu, Kaitseliit. Et need on, kellega koos me nagu mõtleme, et mismoodi siis me saaksime selle võrgu niimoodi paika panna. Ja siis on meil sellised ka kohad, kus meil nagu praegu nagu tugipunktid või niisugused jaotuse kohad nagu võrgul siis nagu hakkavad tekkima. Et üks ongi see regionaalne tasand on sellepärast tulnud, et meil on riigis see kriiside lahendamine on niimoodi käima läinud. Et Päästeamet on see, kes selliseid regionaalseid kriise, ütleme siis neid staape kokku võtab. Praegusel hetkel näiteks nüüd, kui tahetakse hädaolukorra lahendamine ja on pagulast või sõjapõgenike, ütleme, kiire vastuvõtmine ja nende, eks ole, siin majutamine, on antud juhtimine politseile, siis politseiprefektid või mis praegu prefektid on kokku võtnud selle staabi. Aga see on sama element, on see regionaalne staap. Siis on maakonna tasand, nagu nimetasin, turvalisnõukogu selles skeemis ja kohalikul tasemel kohalik omavalitsus. Ja nüüd see kokkuviimine, me oleme siin arutlenud, et kus need nagu sellised põimumiskohad nagu toimuvad, et keskvõimu tasandil on need, kes me siin nimetasin, on niisugused praegu nagu osalised, eks ole, selles võrgu asjus ja saab ka midagi siit nagu otse oma võrkudesse viia. Aga siis meil on niimoodi, et regionaalsel tasandil katab neid siis seda staabi osa see Eesti Punane Rist, nagu siis vabaühenduste mõttes või kodanikuühiskonna struktuuride võtmes, siis maakondlikul tasandil ka Punane Rist ja siis just kohalikul tasandil ja siin edasi siis rohujuure tasandil on Eesti Külaliikumine Kodukant. See on nagu suures pildis niimoodi. Nüüd jällegi, et me ei takerduks sellesse ja me ei püüaks alati nagu taga ajada seda, mis me siia kirja oleme pannud, vaid kõige tähtsam on see, et meil oleks need inimesed
vaatamata sellel, kuhu nad kuuluvad, aga et see roll, mis siis on nagu ühes või teises tasemel ja mida täita ja kes on tema võrk, et tähtis on nagu see osa, et see saaks paika. Liigume edasi. Ja siin on siis ka mõned need rollid, seda esitlust siis selle saab jagada kõikidele ka, mis siin on. Et siit saab vaadata, mis me oleme kirja pannud, et mis on need, ütleme, sellised ootused nagu praegu, mis me oleme siia defineerinud, et mille järgi me praegu siis seda modelleerime, et jõuda sellise võrgustiku väljaehitamise ja siis tööl hoidmiseks. Liigume edasi. Oho, ma nüüd seda kindlasti ei näe hästi, aga siin on nüüd seesama tegelikult see pilt, eks ole, et siin üleval on siis need sinised kastikesed on nendest nii-ütelda praegu, kellega me koos siis seda siin nagu ajutööd kõige rohkem teeme. Ja siin skeemis on siis näha need regiooni tasand, siis on näha, eks ole, kuidas on, ütleme, päästeots. Näiteks meil on, ütleme, see päästeliit ja siis abipolitseinikud on ka, ütleme, neid siin skeemil hästi ei tule välja võib-olla, aga nemad on, nendega on üldse niimoodi, et on keeruline neid näiteks sellistesse võrgustikesse ja asjadesse nagu sisse integreerida, sest nendel on tegelikult oma ülesanne. Kui kriis juhtub, siis nad hakkavad seda ülesannet täitma ja ta enam seda rolli, mis me nagu ootame, samal ajal täita ei saa. Ehk siis jällegi seal külas jälle jääb, kui on kõik aktiivsed, kas seal kaitseliitlased või kõik on pääste omad, siis jääb väga väheks neid, kellele siis seda nagu võrgustiku asja panna, aga see tuleb selles mõttes igal juhul läbi mõelda ja arvestada nagu sellel lõpptasandil, eks ole. Et siis, kui nemad on läinud, täidavad oma ülesannet, et kuidas me siis saame seda informatsiooni inimestele liigutada. Et see ongi see vast selline nagu keerukam asi, et siin skeemil on siis sama asi, mida ma juba rääkisin, need tasemed. Vot, olgi vist kõik äkki või? Jah, nüüd arutelu. Jaa. Ja nüüd saamegi mõelda, eks ole, et seesama, kui selline võrgustik on käes, ja näiteks levib informatsioon või on vaja, ütleme, näiteks Ukraina inimesi aidata, eks ole, siis me igaüks tahame seda teha ja kuskil näeme mingit kutset ja jookseme sellega kaasa. Vahel läheb õnneks, kõik on hea, aga vahel võib juhtuda, et keegi kasutas meid rumalasti ära ja nüüd ongi, eks ole, et selle võrgustiku kaudu, kui meil see toimiv on juba, eks ole, ja siis me saame ka öelda, et näiteks, ütleme, et praegu on ju pagulasabi on see, kes koondab seda abivajadust erinevat, mis siis on siia majutatavatele ja inimestele vaja ja ka mis on Ukrainasse vaja, eks ole. Et nad seda koondavad, sellega tegelevad, selge, et kui sinna, aga nüüd juba inimesed hakkavad tulema kogukondadesse, kuskile elama sinna. Ja hakkab seal, nagu siin oli see jutt, tuli sellest ühest koolist, eks ole, kus selline lugu, et hakkab tekkima mingid muid asju, et kuidas me nüüd sellega tegeleme. Ja siis me saame ka, eks ole, siit kaudu, selle võrgustiku kaudu öelda informatsiooni, et näiteks, et võiks teha selliseid asju või teistsuguseid asju, ehk et neid teemasid, mida nagu ma joonistasin, need kõige võib-olla mu ettekandest tuli hästi morbiidne jutt, et suurte ohtude puhul, et kuidas see on vajalik. Aga tegelikult selline eluliste küsimuste puhul igapäevaselt, ütleme, selline teabe küsimine ruttu, sa tead, kelle käest küsida, eks ole, et kuulge selline märk, et mis teha, eks nagu Marek praegu siin küsis selles osas on, ja me saame pärast näiteks kohe ka tagasi jagada ja kõik saavad nagu adekvaatse informatsiooni, et siis see hakkab nagu elama, et praegu oli see liiga teoreetiline jutt. Ja, aitäh, Raivo. Selle kokkuvõtt ma võib-olla enda poolt natukene ka veel täiendan siin juurde, et kui see esimene kokkusaamine nüüd oli, et selle kriisivõrgustiku osas, et siis tegin ma ka meie sellise külaliikumise võrgustikus ühe väikese kiirküsitluse, et just selles osas, et millisel viisil täna kogukonna siis eestvedajad nagu on näiteks omavalitsuse juurde kutsutud või kaasatud või kuidas nad infot nagu teavad. Ja vastus oli, ja kas on olemas nagu omavalitsustel, millest me enne rääkisime, need nõukogud või sellised kriisikomisjonid.
neid vastanuid ei olnud küll väga palju, sest see oli ainult ühe päeva nagu avatud, sest need infod ju tulid meile kiiresti ja reageerimised pidid kiiresti olema. Aga siiski oli see vastanute arv oli see, et hetkel me ei tea, et meil ei ole nagu omavalitsusest veel infot nagu tulnud ja et ka selliseid, üksikutel oli see, kes ütles, et jah, meie vallas on olemas selline koht, kust me saame ja et meid on nagu lülitatud ka info välja aga et enamalt nad olid nagu sellel hetkel, see oli 1,5 nädalat tagasi, oli nagu see segadus, et meie poole pole pöördutud, eks ju, aga me teame, et kuskil midagi kogutakse, kuskil midagi tehakse. Ja teine osapool, mis ma ka veel küsisin, mis on ka täna selline arutlus, miks me üldse seda tänast õhtut ka nagu ette valmistasime, oli see, et küsimus oli see, et kui te nüüd praegu vaatate, et millised vajadused kogukondadel on, et üldse nende olukordadega toime tulla, et mis oskusi või milliseid teadmisi vaja on. Ja sealt tulid ka vastused just seda, et need, mis omal ajal olid sellised kriisidega toimetulekuks teadmised, see, mida me ütleme meie vanused, et koolis kuskil maal lõpetati ja me täna väga teame väga hästi, et nii Naiskodukaitse kui siis ka Punane Rist teeb head tööd esmaabi valdkonnas, kuid selline elanikkonna kaitseline teema, mis ei ole nagu suunatud võib-olla sellisele otseselt päästmisele, vaid selle toimetulekule, et seda kogukonna inimesed ütlesid siis, et tegelikult ausalt öeldes me ei tea, kuidas me toimima peaksime. Ja võib-olla see on ka see tänane variant, et kui me üldse selliseid võrgustikke nagu tahame üles ehitada, siis mis on need asjad, mis üldse võimaldaks teadlikult kaasas olema, ja milliseid oskusi või teadmisi nagu vaja on selleks, et me seda infot oskaksime siis teadlikult liigutada ja et sellest ei tekiks nagu selline paanika, eks ju, et kõik jooksevad igale poole. Nii et võib-olla siin on ka kutsume üles nagu just teid nagu andma nagu nüüd sellist võib-olla ka seda, et hetkel, et kas on teil rohkem teadmist, kuidas omavalitsustes toimetatakse, võib-olla on asjad edasi läinud. Ja kuna me tegeleme, tõesti külaliikumine tegeleb ka siis vabatahtlike seltsiliste projektiga, mis just peaks aitamagi eakaid ja erivajadustega inimesi ja nemad on need, kes jäävad ka nagu kohe nagu pildilt kõrvale, eks ju, kui variandid on. Et siis ka selles osas, mis mul läks nüüd mõte ära, mis ma tahtsin öelda. Läkski ära. Hüppas. Äkki saab laiendada seda seltsilist asja ka praegu uutele. Ja, et just, et ka sõjapõgenikud on nüüd seesama sihtrühm, kelle jaoks ka need seltsilised olemas on, eks ju, et ka need kontaktvõrgud nagu jõuavad just sinna omavalitsuste poole nagu tagasi ja nüüd ongi juba rohkem küsitakse, et meil oleks tegelikult koha peal vaja, et kui sotsiaaltöötaja tegeleb selle esmatasandi, et tal oleks kodu olemas, et tal oleks söök olemas, et nii variant, siis nüüd järgmine tasand on see, kus oodatakse siis või tekib see vajadus, et kogukonna inimesed lihtsalt suhtleksid inimestega, kes on neile sinna sattunud. Et kellel on pered ees ja sõbrad ees olnud või keegi tööd, nendega on nagu lihtsam. Aga olles ise eelmisel nädalal oma valla aruteludel, siis omavalitsus ütles ka, et tegelikult on ka palju neid inimesi, kes ei ole tulnud läbi siis selle korraldatud süsteemi, vaid nad on tulnud omal käel, nad on ise, eks ju, ja tegelikult nad on ka seal kuidagi nii-öelda selle vahel, et sellist kogukondlikku lähenemist, et küsimist, kuidas on ja sellist lihtsalt suhtlemist on nüüd edasi järgmises etapis vaja. Ja ka eilsel kohtumisel öeldi, et kuidagi on see vabatahtlike kaasamine läinud selliseks, et keegi tegelikult enam aru ei saa, kus nad on, kuhu siis mida vaja on ja kelle jaoks vaja on. Ja siin on just kogukonnad, kes on rohujuure tasandil, et meie saame olla, me ei pea tormama, aga me saame olla olemas, kui meie piirkonda keegi tuleb ja ollagi nii-eldes nagu valmisolekus, aga see valmisolek eeldab ka mingeid teadmisi, oskusi, kogemusi. Nii et see on nagu see nüüd see ühine arutelu, mida me saame nagu teha siin. Ma loodan, et nüüd keegi sõna. Jah, ma kohe ka ütlen näiteks, et üks ka asi, mis on nagu praegu ka oluline on nii-öelda see sotsiaalmeedia ja seal levib igasugune, eks ole, väärinfo ja värk, eks ole. Et ma tean, et Riigikantselei on korraldanud koolitusi, et kuidas seda ära tunda, mis selle puhul teha. Ja ma küsisin, milline on nende võimekus ja ütleme, kui palju seda võib teha. Ütles, et nii palju kui kulub seda koolitust. Et näiteks, kui teil on need, ütleme, sellised aruteluõhtud, kas näiteks selle kaudu, ütleme, ütleks, et või Krista, me homme ka vaata kohtumine äkki on ju mõelda, et ütlete aja ja kui te tunnete, et see oleks vajalik asi ka, et näiteks seda anda siit, et see on jällegi kohe kasulik asi inimestel.
Ja. No nii, kas keegi soovib jagada ja küsida? Jaanus Jaago olen. Ametilt olen Kose ja Kehra komandopealik ja otsapidi siis Päästeametiga väga tihedalt seotud ja nii-öelda kohalik esindaja siis nendes piirkondades. Ja praegu on Päästeameti eestvedamisel loodud selliseid koostöökogusid, kus siis kuuluvad küll Päästeameti spetsialistid nii-öelda tuleohutusvaldkonnas kui ka siis ennetusvaldkonnas. Ja nendesse koostöökogudesse oodatakse ka kohaliku omavalitsuse erinevaid töötajaid vastavalt sellele siis, mis teema on parajasti aktuaalne. See on üks selline tasand, mis on ka, ütleme, selle võrgustiku osa kindlasti, sest see on otsene side siis nii-öelda riikliku asutusega. Teine kindlasti, mis on hästi oluline võrgustumine, ongi erinevad, kas külavanemate selts, kas ühe valla erinevad aktiivsed inimesed hoiavad kokku ja see selline omavaheline arutelu või siis näiteks kogukonnakomisjonid, mida siis praegu, ma tean, et on siin Lääne-Harju päris heal tasemel juba kogukonnakomisjon, neid tekib ikka juurde siia ja sinnapoole. Et erinevad struktuurid või siis sellised ühendused, kui need omavahel suudavad mingis küsimuses kokku saada, siis kindlasti see info levib paremini. See on üks selline mõte. Teine asi muidugi see, et kuidas nüüd teavitada külakogukonda ja kuidas nende kriisideks nagu valmis olla. Siis minu väga selge seisukoht päästeametnikuna on see, et me peame nagu alustama iseendast, kõige madalamast tasemest. Inimestele tuleb tegelikult selgeks teha, et me peame ise hakkama saama vähemalt nädal aega. Raskemates oludes võib-olla veelgi rohkem. Aga see süsteem, kuidas olla valmis pikemaaegselt iseseisvalt hakkama saamiseks ja see tuleks inimestele selgeks teha. Kui me hakkame siin rääkima sellest, et tuleb kriisivarusid koguda ja me ei räägi sellest, mismoodi seda võiks teha ja seda mõistlikult teha, siis me astume, nagu öeldakse, oma jala peale või tulistame jalga. Hakkame soola kokku ostma. No mis kuradi kriisivaru. Et vaat selliste meetodite ja lihtsate meetodite selgeks tegemine inimestele, see on üks esimene etapp. Kindlasti tuleneb sealt ka kõik muud asjad, et kuidas siis kogukondlikuna või näiteks ühe küla inimesed saaksid mingit probleemi lahendada. Kas seal on siis mingisugune kanalisatsioonipumpla, mille nad suudavad seal oma jõududega töös hoida või kui tõesti seal elektrit ei ole, on olemas külas oma mingi generaator, et saaks vähemalt akusidki laadida. Nii et sellised väiksed struktuurid, need sellise kriisivõrgustiku nagu moodustavadki. Ja aitäh, selles mõttes absoluutselt. Mis ma veel nagu lisaks või juurde, et see, kui ma nüüd seda kogukonnakeskse lähenemise mudelit kirjeldasin, siis ma just pidasin nagu siis seda kohta silmas, et kui sa nimetasid praegu siin külavanemate nagu see või selts või siis ütleme selline, millel on siis kuidagi nagu nende kogukonna esindajad ja riigiametnikud nagu üheskoos ja seal vaadatakse nagu sellist, nagu siis ütleme nagu strateegiline tasand, et mis on see probleem kõige suurem ja kuidas seda lahendada. Ja nüüd need, mida sa edasi nimetasid, mis teil on juba päästeteemaline võrk, võib-olla on veel kusagil politsei kokku võtnud mingisuguse, eks ole, ehk siis valdkondlikult täna ongi seda asja. Aga sellist nagu, et kus nagu see kuidagi nagu ühtsesse arengu või siis näiteks seal terviseprofiili jõuaks või mingis arengu asja kokku jõuaks, et see on natukene täna puudu. Et selle eesmärk ei oleks ühtegi seda, mis nagu täna kuskil nagu ametkonnad on hästi teinud, käima pannud, mitte neid ära kaotada, vaid et selline süsteemne keskne osa ja igal pool nagu tekiks. Ja nüüd teine on see, et täpselt see hirmude vähendamine ja kogu see teadlikkuse tõstmine, üks maru oluline asi, see ei saa nagu kunagi otsa. Vabandust, ma olen nagu seda oma eluvaldkonnast vaadanud ka, minu background on politsei pool, siin pääste esindaja rääkis.
et mitte kunagi nagu ei saa otsa, et me teame kõik ju seda, vaata, kui jagatakse neid ennetuse buklette, eks ole, öeldakse, et seal on nagu need olulised käitumisjuhised, siis need pannakse kuhu, ma ei tea, teleka laua alla kuskil või sinna, nüüd ei loeta läbigi ja siis nagu kui häda käes on, ma siis nagu võtan, aga see on nagu hilja, seal on palju juttu sellest, kuidas enne teha. Ja kui kogukondlikult ongi täpselt, et kui siis ka vaadata oma ressurssi, eks ole, mis meil on olemas, kui mingid asjad katkevad ja nii edasi, et siit tuli just see välja. Et see on nii oluline ja see tõesti seda teadlikkust ka nende, ka näiteks selle hädaolu, kuidas me ütlesime, kodanikuühiskonna kriisivõrgustiku kaudu, me saame ka selliseid, nagu tänane arutelu, saame selliseid ka teha, et nagu teadlikkust ka nagu siin nagu tekitada juurestust. Ja aitäh Raivo ka sellest, et ma Jaanuse ja siis oli siin meil ka Palivere kirjutas, eks ju, et see kohapealse elu nagu või toimetuleku kaardistamine, et ka seda, et kellel mida vaja on ja mis olemas on ja mulle tuleb väga meelde see, kui tehti omal ajal siseturvalisuse arengukava ja sealt olid need turvalisuse projektid. Me ka teame, et praegu on need turvalisuse projektid, aga see raharessurss, mis sinna nagu jaotusme läheb, et see on nagu väga väike ühe maakonna peale, eks ju, mis on, aga mitte rahas ei ole küsimus, vaid see, et mis tüüpi tegevusi sealt siis nagu tegi omal ajal ka külaliikumine, siis see aitas ette valmistada sellist, kuidas seda siis kogukonnad ja näiteks politsei omavahel saaks tööd teha, aga seal oli ka selline võimalus, et nende turvalisuse projektide kaudu, et tõesti kogukond kaardistas ära, et mitu generaatorit tal on, mitu ATV-d tal on, mitu saagi ja see ei puuduta ju nagu tänast ainult nagu sõjalist olukorda, vaid sellist üldist nagu toimetulekut, kuid need kaardistamised jäävad kaardistamiseks, kui nendele ei järgne nagu siis konkreetsed tegevused, et mida me selle kaardistamise tulemusega teeme. Et kas meie külainimesed vajavad siis mingit väljaõpet, et okei, ma tean küll, et on saag olemas, aga et kui on nagu mingisugused, mis oli hästi nagu Pärnumaal, ma tegin neid, olid hästi populaarsed, et tegelikult tehaksegi kogukondadega koos, mängitakse läbi see olukord. Et nad saavad nagu sellise praktilise kogemuse, mida tähendab üks või teine asi, sest muidu ongi teoorias ilusasti need seal laua peal, aga tegelikkuses on vajagi nagu sellist praktilist õpet ja minu teada on nagu tänaseni on ikkagi Pärnumaa olnud selles suhtes, et kui lastele sellist kiatti tehti, siis meie seal algatasime sellise Pärnumaa turvalisuse mängu, kus külad koos olid ühel päeval. Raivo ise ka selles alguse juures olnud ja see toimib siiamaani ja tegelikult kogukonnad nagu saavad, et läbi sellise mängulise, üks on läbi mänguline teema, eks võib öelda, et mis me siin praegusel olukorras mängime. Teine variant ongi see, et selline elanikkonna kaitse või sellised asjad vajavad nagu sellist järjepidevat kogu aeg nagu tegelemist, eks ju. Et muidu me tegeleme tagajärgedega ja sellepärast inimesed ei tulegi selle peale, et ennem seda on seal ennetustegevus vajalik. Nii et ikka nagu kaasa nüüd nagu mõtlema selles osas, et mida me saame teha sellise kogukondliku tegevusprintsiibi, kuidas info vahetada ja mida toimetada. Ja meie nüüd ütleme, kui mina räägin sellest visioonist siit ja ma räägin nagu siit keskvõimu tasandilt, nagu et saaks need mehhanismid niisuguseks, et need toetaks seda teie tegevust, mis te tahate ju ka. Et selles mõttes oleks just see, et nagu siin tuli jutuks, et võtta ongi see, et ühine probleemi välja selgitab. Meil on see, eks ole, meil on sellist vajadust vaja. Meil on näiteks saage vaja või on päästeautole kardaani risti vaja või mis see asi on, mida on vaja. Nüüd me tuleme sellega sinna ja räägime, teine kogukond ütleb, et teine ja seal lõpuks omavalitsustasemel kõik koos arutades saame aru, et okei, see kardaani risti praegu ei saa osta, meil on vaja see üks teine asi ära teha, eks ole. Ressurss läheb sinna. Aga nüüd, mis ma tahaks, et siis ongi nüüd see koht, et meil ei öeldaks niimoodi, et kuule, meil on siin kaasav eelarve, on ju, et kas te tahate kiigeplatsi vasakule või paremale, vaid et on ju, tulekski siit need asjad ja selleks on ka vahendid ja fond, et nagu teha. Praegu me olemegi nagu keskelt nagu sellise, ma ei oska öelda, seemne nagu pannud, et nagu näidata, et millisel moel oleks võimalik, et kogukond ise otsustab, mis ta selle raha eest ostab. See on nii väike praegu. Aga mudelina on ta nagu saab läbi mängida, et kuidas see, aga tulevikus võiks need olla suuremad need vahendid ja tegelikult ka otsustada. Ja mul tuleb ka vastutus, mitte ma enda ei nõua, vaid nüüd me panemegi selle raha siia ja saamegi selle asja.
ja siis, eks ole, ja see tähendabki, et eks ole juba koos hakkame nagu mõtlema, et sinna suunda tahakski liigutada nagu seda asja, et mitte see jääks ainult nagu jutud. Ja see ei ole üldse lihtne ja see juhtub homme kohe, et siit jutust ei jääks nagu muljet, et nüüd varsti on maailm korda tehtud. aga liigume sinna suunda. Ja. Ma tahaks teilt kõigilt ühe intrigeeriva küsimuse nagu küsida siin praegu, eks ju, et kuna tundub, et seda sellist arutelu meil on ju siin nagu natuke keeruline teha, aga olge head, andke märku, et ma küsin, et kui paljud praegu teie, kes te siin osalete, tänasel päeval olete ühel või teisel viisil seotud siis oma omavalitsuse sellise kogukondliku turvalisuse või heaolu tegevustega, et te võite seda kätt kasutada siin, mis siit alt on või reaktsiooninuppu, et pange, vajutage, et kas te teate sellest midagi, olete kaasatud nendesse tegevustesse? Nii, mõnda kätt ikka lausa näeme. Vaatan teisele lehele ka. Nii. Siit ongi meil kohe hea siis võimalus, eks ju, et Andrus Eilpuu, et ole hea, jaga, mis see täpselt tähendab teie omavalitsuses, millesse sa kaasatud oled või mis te seal teete? Ja tervist. Kuulete nüüd, jah? Nüüd kuuleme. Minest Läänemaalt Paliverest kaasatud olen praegu osavallakogu liikmena ja vallavolikogu liikmena, kus just täna näiteks vallavolikogus olid ka need asjad päevakorral ja selle koha pealt infovahetuse koha pealt kaasatud ja siis ja nüüd vist kadus kuskile hääl. Tundub, et kuskile kadus ära see hääl. Aga meil oli veel Maarja Võrk, tema kätt ma nägin ka, nüüd on osad käed ära kadunud, et ole ja Maarja, jaga sina, et kus sa oled ja mis teil on praegu selline teema käsitlusel? Tere, mina olen Raplamaalt. Ja ausalt öeldes praegu on käsil just nimelt ühe kogukonna maja loomine Järvakandi alevikus ja sellel nädalal on olnud üsna mitu kohtumist kogukonna inimestega, et mis nende ootused on, mis nende vajadused on, et neid asju kaardistada. Ja praegu just valmistamegi ette ka pühapäeval kogukonna selliste sädeinimeste kaardistamist ja kokkukutsumist ja just nimelt nende rohujuure tasandi algatuste siis jah, nagu arusaamist, et mida sellel külal siis vaja on, et mitte neile pähe määrida ühte kogukonna maja, vaid et mida nemad seal näha tahaksid, et sellised asjad on praegu käsil. Aitäh. Ja kui sa praegu nüüd kuulasid seda siin eelnevat, et kas mõni mõte ka tekkis, mida juba oma kogukonnalt küsida selle teema raames või on sul endal mõni kohe selline juba mõte, mida sinna teiste juurde viia? Loomulikult meil on siin omad plaanid, tegelikult see ei ole nüüd eile sündinud idee, et me oleme ju pikemalt seda kõike planeerinud ja mida me oleme tahtnud kogukonnalt küsida, aga kuna see sõda nüüd on niimoodi sisse sõitnud, siis loomulikult me peame ka neid kriisiplaane nagu sinna juurde küsima, et see on kindlasti üks koht, kus me peamegi hakkama rohkem koostööd tegema. Kas seni on omavalitsus teid kuidagi seda kogukonda ka enda juurde kaasanud? Ma saan aru, et Järvakandi jääb ju ikkagi selline Rapla valla sinna. Te ei ole vist Rapla valla osa, te olete vist teise valla osa kuskil ääre. Ja, me oleme hoopis Kehtna vallas, et me oleme siin all otsas. Ja. Ütleme, et ootused on suured nüüd uue nagu volikogu osas, et siiamaani ausalt öeldes oli üsna kehva see kaasamine, et ikkagi prooviti meile ülevalt poolt nagu asju anda ja määrata justkui.
aga praegu, kes on nüüd uude volikogusse saanud, et seal on väga palju seda, ka valimistel oli kuulda seda sõna kaasamist ja kogukonnaga arutlemist ja et tundub, et sinna on nüüd siis saanud ka rohkem selliseid nagu uuemate ideedega inimesi, et ootus on nagu hea selles suhtes, et see läheb paremaks. Ja, et aitäh, Maarja, et hästi hea on seda kuulda, et ikka vähemalt sõna kaasamine on kuskil olemas ja eks on ka tõenäosus, et kui kogukondadel puudub hea dialoog või kontakt omavalitsusega, on ka kriise keeruline lahendada, et siis ju ei tea, kuidas moodi see informatsioon nagu liigub. Siin on küsimus, Ave on küsinud, Ave Bremse, et kas on plaanis teha ka näiteks Päästeameti juurde õppevideosid, et mingeid on nagu olemas, aga et kas need ikka kõik on veel nagu ajakohased, et võib-olla ma laiendan Ave küsimust, et võib-olla tõesti on selles uuel ajal nagu niisugust hästi lihtsat ja see, mida nagu Jaanos siin mainis, et ei mindaks nagu varude asemel soola ostma, eks ju, et see on ka üks näide sellest, ma ise nagu selle seltsiliste projekti raames nagu näen, et meie enda eakad, meie enda erivajadusega inimesed, et kui neil ei ole selgitatud, mida see tähendab, et siis pigem see tekitab nagu ärevust. Ja et sinna juurde peab see selgitus olema ja seda selgitust kõige paremini saab anda see inimene, keda nemad usaldavad. Nii et võib-olla see vastus, et kas on mõtteid, kas on nagu selliseid lihtsaid videosid plaanis teha? Ma ei ole praegu võib-olla päris pädev, kas siin kolleeg oli siin päästest, äkki teil on olnud seal kuskil juttu. Ma tean küll, et see varude teema ja inimeste teadlikkuse tõstmine selles on väga tähtsal kohal. Aga milliste täpselt meetoditega seda nüüd tegema hakatakse, ma ei julge siit lubada, aga mulle tundub see hästi mõistlik, et selliseid asju võiks olla muidugi. Selliseid videosid on kindlasti ja võib-olla tasub uurida ka näiteks Päästeameti mitte ainult kodulehte, vaid ka seal Twitterit ja Facebooki lehte, kus praktikud, nii-öelda päästjad seletavad asju lahti lihtsas keeles. Need on ka lühikesed videod ja kindlasti väga palju tarkust andvad. Ja ma näen siin ka... Siin ma näen ühte küsimust kogukonna rahvamajade kriisikeskuseks loomine, et ma võin nii palju kommenteerida, et siin mõned nädalad tagasi või isegi mitte nii palju oli siis siin Kose vallas siis Harmi haridusseltsi eestvedamisel tehti siis selline evakuatsioonipunkti õppus, kus siis inimesi kutsuti kokku ja prooviti siis panna sellist ka siis ütleme evakuatsioonipunktina tööle ja samas tehti ka siis lauaõppust, kriisiõppust ja mänguliselt lahendati näiteks evakuatsioonikeskuse, ütleme siis, mis funktsioonid seal on, et inimesi tutvustada, et mis on need olulised funktsioonid evakuatsioonikeskuses. Et selliseid asju võib kindlasti erinevates külades leida neid inimesi, kes seda eest veaksid. See ei ole väga keeruline. Võib-olla tasuks kohalikku siis päästekeskust seal kaasata, natukene nõu küsida ja sellised asjad läbi viia. See on väga hea võimalus ka siis naiskodukaitsjatel oma evakuatsioonirühma proovile panna. Nii et sellised koostööharjutused praegu on ainult asja eest. Ja see on minu arust on väga super, see mis praegu näide ja selles mõttes me ju kõik teame, et kui me oleme ühe korra kusagil käinud või midagi läbi teinud, siis meil kui on nagu mingi keeruline olukord, siis meil on palju lihtsam on, kui siis, kui häda käes on ja siis minna sinna evakuatsioonipunkti üks segaduse värk ja kõik lihtsad asjad isegi, kas loom kaasa võtta või mitte võtta või mis iganes asju võib tulla, et hea on need asjad läbi rääkida. Et selles küsimuses on veel see teine pool, eks ju, et ma saan aru, et siin on mõeldud ka seda investeeringu poolt. Mina ei näe neid, et äkki sa loed. Et kus kohast saab taotleda rahastust, et muuta kogukonnas rahvamaja nii-öelda kriisikeskusest, kust inimesed kriisi korras saavad olla soojas, kus on vesi, teha sooja, süüa ja pesta pesu.
et siin on siis nagu ka see investeeringud, et kui tõenäoliselt on selline asi olemas, et siis võib-olla on meil kohaliku omavalitsuse programm, eks ju, kodanikuühiskonna sihtkapital toetab, liidertegevusgruppides on olemas sellised võimalused, et neid investeeringuvõimalusi tõenäoliselt on rohkem, aga neid tuleb siis igaüks lähtuvalt, kus see asub, nagu rohkem jälgida ja võib-olla oma piirkonna siis ka maakondlike arenduskeskuste konsultantidega võtta kontakti ja seda nagu või mitte arupärida, vaid nõu küsida, eks ju, selle koha pealt on. Et neid võimalusi on olemas küll, aga eks see siis eeldab nagu sellist laiemat ettevõtmist. Ja, et võib-olla ühte sellist konkreetset kohe nimetada ei oska, aga siit just kõlas, ma tahtsin ka just öelda, et samad maakondlikud arenduskeskuse konsultandid, et nende käest tasub kindlasti tuleb küsida ja kui kohe ei oska, nemad peaksid ka otsima ja vaatama siis neid võimalusi, et saab selle täpsema eesmärgi nagu sõnastada ja siis mõelda. Ja. Mis ma tahtsin veel öelda on see, et võib-olla siin mis on nagu oluline, et see Siseministeeriumist oli ka see kogukondade suunaline raha, eks ole, millest sai alguse see, et see kogukonna mudelis ja seal, eks ole, maakondlikult siis kuidagi selle raha eraldamine, et nüüd siin me loodame, et see välisvahenditest võib-olla on ka võimalik seda veidikene nagu suuremaks viia. Aga see ei ole ka see, et ta lahendaks nagu kõik asjad ära, et tähtis on see, et ta on ikkagi olemas. Ja muidugi ka kohalik omavalitsus ise tegelikult selliseid ühiskondlikke hooneid ka oma eelarvest saab toetada, kui see ikkagi on selle kogukonna jaoks väga oluline ja seal on nagu sellised puudujäägid. Ma tahtsin korra küsida, et aga teil on käsi püsti, et kas see jäi sellest eelmisest korrast või soovitite midagi küsida, lisada? Ja ma kasutan võimalust, Anneli Roosal olen, et mina soovitan ikkagi kogukondadel kõigepealt võtta ühendust oma KOV-iga, sest ma mäletan väga hästi jaanuari tormi järel, kuidas KOV-ides hakkas kriisiplaanide tegemine. Mina võin öelda, et meie omavalitsuses tol hetkel kaardistatigi need rahvamajad, mida on võimalik ahjuga kütta, kaevust vett kätte saada, sest jaanuari tormi järel mitmed piirkonnad olid ilma elektrita pikalt. Et ma arvan, et kogukonnade esindajad ikkagi kõigepealt võiksid oma omavalitsusest uurida, mis olukord on, kas on sellist plaani või mingist kaardistust tehtud, et pelgan, et vabaühenduste konsultandid siin selles osas ei oska nagu väga nõu anda. Ja me mõtlesime rahastuse mõttes, et kust rahastust, et seda sealt fonde. Ja nüüd on meil Märt, ma nägin, et Palivere tuli ka pildiga, et siis kas on küsimusi? Ei, tahtsin lihtsalt lisada, aga ma mõtlen ka nii kaugele sassi läinud, et ma mõtlen nagu meie oma kohalike omavalitsusega selles mõttes teeme küll koostööd. Et meil on nagu vabatahtlik komando, et me liigume ka seal suunas, et kriisiolukorras oleks meil maja elektriga ja just selle, kui ma kommenteerisin ka, et see kaardistamine asi, et seal on just see, et mis inimesed vajavad esmast abi. Et paljud on ju voodihaiged ja kes mõned vajavad õhku ja täpselt siuksed asjad, et kus need hakkavad liikuma ja et just see valla poolt oleks see kõik neil teada. Ja meie oleme siis niikuinii see tugi, kellel on nagu selles mõttes maja olemas ja selles mõttes, et oma nagu liikmetele oleme selle nii-öelda esmast kriisikoolituse oleme teinud ja samas on meil plaan teha ka kohalikul omavalitsusel nii-öelda ja siis samas ka omavalitsus, meie seal nii-öelda Paliveres, kas siis nii-öelda firmajuhid ja asjad, mitte nagu igale inimesele ma ei saa teha, see läheb nagu nii suureks, aga just, et need firmajuhid ja kõik siuksed koolijuhid, kõikidele nendele samamoodi see kriisikoolitus teha, et nad on teadlikud asjad ja just see, et kus mida on. Et see kaardistamine on see, et see võib mingi ajaga ju muutuda, just see mingi veekoht või mida iganes, aga see ongi see sama, mis on arvutiga, et teed restarti kogu aeg, sa pead seda restarti tegema, sa pead kogu aeg uuendama, et see peab olema kogu aeg värske. Kui juhtubki olukord, mida keegi ei taha, aga siis on vähemalt see, sellega on tegeletud, see on olemas, et sa ei pea samamoodi kriisi ajal sellega tegelema hakkama, kus see nüüd on. Umbes nii. See on väga super ja need on kindlasti, need kogukonnad on, nendel on väga vedanud, kus on näiteks, kus juba on, ütleme, vabatahtlik pääste kapatsiteet ja komando koos toimib, et see on nagu väga super, et ütleme,
kui seal tuleb see nii-ütelda see mudel ka kokku, eks ole, need kogukondade esindajad ja otsustavad, et meil on see probleem, me tahame seda lahendada. Kui selline instrument on olemas, vaata, kui hea lihtne on juba asju teha. Kui seda ka veel ei ole, siis oma liikmed on ka valla sotsiaaltöötajad näiteks, kellega sama see info liigub ja ka meil omavalitsuse liikmed ja valla liikmed on ka meil liikmed ja see kõik asi meil liigub asi, aga lihtsalt on vaja, ta on lihtsalt nii algtasandil praegu, lihtsalt seal tegeleme. Ma nüüd vaatan, et meil on jäänud 10 minutit kella 8-ni, et mitte teie aega kuritarvitada, sest tõenäoliselt siit alles hakkavad need mõtted käima ja tegevused. Aga ma loen Ave Premse ettepaneku ka veel ja võib-olla see on ka riigi tasandil, et kogukondade majade parendamise kiirvalmiduse tõstmise osas, et sõda on olnud 2 nädalat, aga enamus fondide eelarveid on varem tehtud ja ei pruugi olla paindlikud. Ja siit ettepanekut, et peaks riiklikul tasandil siis tegema otsuse, et fondid, kes täna meil on, siin on eelkõige võib-olla ka mõeldud liiderde tegevusrühmade rahastusi, tohiksid olla rohkem paindlikud ja vajadusel neid vahendeid juurde suunata, kuna need on nagu määratud. Et see võib-olla on üks sõnum ka siin selline laiem, et kui on vajadus kriisiga toimetamiseks, et siis oleksid need fondid nagu paindlikud. Aga nüüd selle viimane 10 minutit, et kuidas me võiksime edasi toimetada, et Raivo, kas sul on mõni ettepanek? Mina küsin muidugi seda, et kas kogukonnad on valmis asjaga nagu toimetama, selle teemaga edasi tegeleda, kas me võime teile informatsiooni saata, küsida ja toimetada, sest külaliikumine saab olla kriisivõrgustikus ikkagi siis, kui me teame, et kogukondadel on see soov ja tahe kaasa panustada, et see on nagu üks väga suuri nagu aluseid, eks ju, asjale. Et Raivo, et kuidas minu poole pealt siis 2 asja. Kõigepealt see kogukonna keskse lähenemise mudeli asi, nagu ma ütlesin, siis täna siin see ettekanne on pigem selline strateegiline pilt, eks ole, ja need praktilised sammud hakkavad siis toimuma läbi meie partnerite, läbi ka teie või nende arutelude, eks ole, et hakata nagu seda siis niimoodi tekitama. Et siis sellega on see, et lihtsalt olge teadlikud ja olge ka aktiivsed ise ka sellesse, et kui need asjad tulevad, siis koputage ja küsige omavalitsustelt. Keskne koht on seal praegu see omavalitsus, et nemad nagu ikkagi, seal on nagu püsiva palgalised töötajad, eks ole, et seal nagu hakkaks tekkima see asi, et sinna nagu praegu keskendume rohkem, aga ka, et just kogukonnad ise. Nüüd seal nagu on see asi. Nüüd teises asjas mul on teile ootus ja palve, et te võtaksite ja kuna te kodukandina just olete hästi Eesti peal laiali, et just mõelda selle peale, et kuidas see võrgustik informatsiooni jagamise mõttes, me mõtleme siis sõna viimise asju, eks ole, olukordast ja nii edasi, aga ka, et siis vajadus koolituse mõtmes, eks ole, et selle saaks käima. Kui ideaalne oleks, kui meil igal pool juba oleks need nii-öelda rohujuure tasandil kogukonnad, siis nende esindajatest ju moodustukski võrk ja nii edasi. Meil hetkel seda ei ole, aga sinnapoole võiks liikuda. Et siin ma tahaksin küll vägagi, et aitaksite selles kaasa, sest Krista kogukonna esindajana on väga kaasas ja seal on siis vaja selle Punase Ristiga ka nagu need kokkulepped teha, eks ole, et kuidas seal siis maakondlik tasand, missugused inimesed on seal, Punase Risti töötajad, kellel on siis telefoninumber, nii-ütelda, kui sidevahend on olemas, kellel on telefoninumber. Kui ei ole sidevahendid, et mis, kas pudeli, posti või ma teen nalja ka natuke, aga millega siis jõuda sõnumiga teiseni. Et see võrk ikkagi üles ehitada niimoodi ja hoida teda ka toimimas. Ja tulevikuvaade, sellel võrgul peab olema ka riigi administraator. Praegu meie kodanikuühiskonna poliitika mõttes peame seda eest, eks ole niimoodi. Aga me oleme siin arutlenud ja Päästeamet on uue strateegia teinud ja seal on see kodanikukaitse on tugevasti sees ja ma ka peadirektorilt küsisin, et kas see asi, millest ma räägin, see võrgustiku teema, et kas see nagu mahub sinna sisse, see mahub sinna. Me ei ole veel nagu otsuseni jõudnud, et kes oleks tulevikus see administraator, kes nagu hoiab siis seda niisuguse nagu riigi poolt ka nagu toena üleval. Aga ma arvan, et see võiks sinna pääste suunale liikuda, aga see on praegu lihtsalt arvamus või lihtsalt öeldes, et võib-olla sinna suunda see läheb.
ja meie saame külaliikumise poolt praegu hetkel kogu sellesse olukorras ikkagi pakkuda välja oma vabatahtlike seltsiliste tugisüsteemi, kus meil on ju piirkondades 13 inimest ka nii-öelda 2023. aasta augustini nii-öelda palgalised, eks, ja kelle ülesanne ongi aidata vabatahtlikke ja inimesi nagu kokku, kaasa arvatud siis kriisidesse sattunud sõjapõgenikke. Nii et proovime siis, et see on nagu reaalne ressurss, mida meil on nagu ka juba teile kogukondadele toeks pakkuda, et kui neid tegevusi on vaja teha ja inimestega nagu suhelda just ka selle sotsiaali poole pealt, et seda info levitamise viisi, siis see võrgustik, mida meie ka praegu üles ehitame, on tegelikult ju laiemalt kasutatav ja et seda kindlasti nagu tasubki arendusvõtmes laiemaks ajada, sest nendel on kontaktid sotsiaaltöötajatega, inimestega, eks ju, kogukondade esindajatega ja ka asutustega, kes tegelevad inimestega, nii et neid asju juba nagu on, aga proovime nüüd nad niimoodi ka ühele väljale panna, et siis teineteisest mööda ei jookse, kui äkki tekib vajadus jooksma hakata. Ühe asja veel ka ütlekski, et me siin juba Kristaga eile rääkisime, täna rääkisin Kai Klandorfiga Vabaühenduste Liidust ja siis Kultuuriministeeriumi asekantsleri Piret Tartmaniga, kes nüüd praegu kohanemise eest vastutab. Kohanemine oli varem Siseministeeriumis, oli ka minu poliitika valdkonnas. Et me arutlesime, et homme saame kokku ja räägime ideid ja võimalusi, et mulle ja meile tundub, et kõik, kes siia praegu, eks ole, sõjapõgenikena tulevad ja jäävad siia Eestisse, me ei tea, kui pikaks ajaks, eks, aga me teame, et nad hakkavad tagasi minna, nad ikkagi nendele kõigile tehakse kunagi kohanemisprogramm. Selleks muidugi ei ole praegu nii palju raha, oli teatud vähem, aga praegu ma tean, et neid taotletakse niisuguseid rahasid ja tõenäoliselt, ütleme, seda siis saab ka ja siis hakkavad need tulema, aga need juhtuvad ikkagi pärast seda, kui on see rahvusvahelise kaitse siis antud, see liik on siis ajutine kaitse, eks. Ja siis saavad nad teada, siis saavad sinna koolitusele. Aga meil nagu tundus, et praegu võib-olla on just nimelt sellist asja vaja, et seal kogukondades, kuhu inimesed nagu tulevad, et öelda neile nii-ütelda tere ja võtta kuidagi kokku. Me homme arutame näiteks, et siin INSA ja Kultuuriministeeriumi kohanemisprogrammi eksperdid on olemas, saab mingisuguse, ütleme, materjali, mida võiks siis, ütleme, kui võtta need kogukonna inimesed kokku, keegi, kes neid võtab kokku, saaks selle materjali pinnalt midagi rääkida ja saaks tekitada arutelu ja saaks nagu tuttavaks selgitada lihtsas keeles ära, kuidas me siin elame, mis meil need kogukondlikud üldised reeglid on ja kus mis käib. Et see on hästi oluline. Meil kõigepealt, kui ise ka läheb võõrasse kohtasse, nii nagu keegi niimoodi ütleb, et seda äkki saaksime nagu kuidagi käima lükata, aga homme arutame ja siis me kindlasti ju Krista annab teada, mis kuidas. Ja võib-olla ma siis võtangi selle täna kokku, et kell on kohe 8, et kõik ideed ja ettepanekud, mis kogukondadest nagu tulevad, et olge head, et julgesti andke nagu teada, kas oma omavalitsustele või ka võib otse külaliikumisele saata, et minu kontakt on ka kodukandi kodulehekülje peal olemas. Ja tahtsin seda öelda, et on 2 sellist head algatust juba olnud, et Avinurme külad tegid juba ettepaneku, et olekski vaja sellist lihtsat Eesti-Ukraina sõnastikku, mis oleks kogukondade tasandil kasutatav, et selle ma edastasin ka Siseministeeriumile, et seal on ka kogukonnad ise valmis aitama oma juba olemasolevate ukrainlaste näol, et selline lihtne suhtlussõnastik, eks ju, et me ei tunneks kuidagi ennast ebamugavalt ja võib-olla ja teine mõte oli siis see, et kui on nagu mingisugused küsimused, et me saatsime selle sama teie kutsega kaasa ka just ühe külavanema poolt esitatud küsimused ja see paindlikkus Siseministeeriumi pealt kohe vastata, et kui tekivad küsimused, kuidas, moodi, et siis seda me oleme ka valmis nagu just teile jagama, see on ka meie funktsioon ja seda siis omakorda jälle edasi, sest väga loogiline on, et neid küsimusi võib tulla. Ja läheme siis edasi ja olgegi head ja jagage ja andke meile nagu teada, sest minust üksinda on ju seal võrgustikus vähe, et meil on ikkagi vajalik, et oleks see laiem teadmine ja et kogukonnad siis ka usaldaks seda ettevõtmist, mida me nagu ette võtame. Ja selles mõttes ka ma julgustan nagu pöörduma ja Krista ka meile saatma, kuigi Siseministeeriumi ja kodanikuühiskonna valdkond on nagu see, millega meie nagu ekspertidena tegeleme.
aga siiski mul ja meil on ka see võimalus, et need küsimused, mis teil on tekkinud mõnest teisest valdkonnast, me saame neid ka edasi adresseerida ja kui ikka ei saa kuskilt häid vastuseid, siis nagu otsime neid koos, et julgustan nagu selles mõttes ka võrku pidi seda infot üles tooma, küll me leiame selle õige koha, kus seda nagu panna. Ja siia lõpetuseks, et aitäh kõigile ja Viiu Pärnumaalt ütleb, et lihtne piltsõnastik saadeti raamatukogudele, seal on pilt ja tõlge eesti ja ukraina keeles, nii et tõepoolest ka raamatukogud on need, kes võivad olla infokandjad ja ongi infokandjad, nii et meil on erinevaid algatusi, paneme pead kokku, teeme koos ja niimoodi ka me ei väsita vabatahtlike külades ära, eks ju, et neil ei jätkiks tunnet, et peaksid kõigega tegelema, jagame, usaldame ja läheme selle eluga edasi, sest elu peab edasi minema. Suur aitäh tänase osalemise eest